Tere teile, head inimesed! Rõõm on teiega kohtuda siin 17. suurel Paunvere väljanäitusel ja laadal Palamusel, mis on maailmas ju ainulaadne. Püüamegi koos teiega selgus saada, kust kaugelt on siia Palamusele tuldud, palju on siin müüjaid, mida siin müüakse ja pange tähele, meil on teile pakkuda ka üks üllatus. Ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Meie elu on siin ilmas, nii kui linnu loksa pea. Näitab ennast rõõm veel siiski. Daamid ja härrad, mul on rõõm teid tervitada siin Palamusel. Minu nimi on Jan Uuspõld, tervist. Aga mulle ei ole antud voli avada selle aastast väljanäitust ja selleks kutsun ma siia enda kõrvale lavale vallavanema Urmas Astel ja põllumajandusministri Ivari Padari. Tere kõik see rahvas! Maru hea on näha teid siin täna läbi viimas 17. Paunvere väljanäitust. Me ei ole suutnud millegi pärast teid tüüdata, teid kipub hoopis järjest rohkem siia tulema. Täna on siin meie hulgas ka suur osa väljanäituse veterane. Üks on minu kõrval praegune põllumajandusminister ja ma tänavu ei hakka seda üritust avama, ma annan seda õiguse talle. Tere veel kord! Tere ka minu poolt ja mul on tulnud tõesti ajakade jooksul õige mitmel korral seda üritust tulnud siin avada. Me küll arutasime, et mitte päris esimesel korral, aga teisel korral oli ma küll juba kohal. Ja kui ma nüüd siia poole sõitsin, siis ma mõtlesin, kuulasin raadiouudiseid tänasest Palamuse või Paunvere väljanäitusest. Ja mõtlesin, kui tähtis on üksikisiku roll ajaloos, et on üks mees, Oskar Luts, kes on ühe piirkonna kirjutanud niimoodi ajalukku, et seda, ei ole ju Paunvere ja Palamuse mitte mingi tavaline Eesti asula, aga ta on Palamuse või Paunvere tänu ühele mehele. Ma arvan, et parim osa Eesti rahvast on täna siin, sest et siin on, ma arvan, ligi 20 000 inimest vähemalt. Ja kus siis veel, kui mitte siin. Ja ma kujutan ette, kuidas praegu vaataksid pealt seda Teele ja Toots ja Tõnisson ja Köstri härra ja nii edasi ja mõtleks, et mis siin siis nüüd toimub, kuidas siin nii palju rahvas koos saab olla. Aga Oskar Luts, kirjaniku härra, vaikselt vaatab pealt ja muigab. Ma soovin teile kõike head südamest ja elagu Paunvere rahvas! Aitäh! Paunvere väljanäitus. Ma arvan, et see üritus on endist aegade meenutuseks, teisest küljest Oskar Lutsu mälestuse jäädvustamiseks ja nagu ütles üks esimese väljanäituse korraldajatest, on see üritus Palamuse valla reklaamiks. Teiselt poolt võib-olla näitab ta ka seda rahvale, et maal on elu siiski võimalik ja üht-teist võimalik selle nimel ka ära teha.
kindlasti on Paunvere väljanäituse külastatuimaks kohaks väljanäitus. Minu võitjad olid Tori Tammu, Põld, oma uhke kapsapeaga, mis oli 11,4 kilo. Triin Kuusepuur oli Kõrvits, mis oli 69 kilo. Ja siis Maimo Andron, see oli suur maapirn. See vili on võib-olla meil tundmatu, aga tasapisi tulevad kõiksused huvitavad aedviljad ja puuviljad ja nii nagu 10 aastat tagasi me ei mõelnud, et arbuusid ja melonid meil tulevad näitusele viinamarjad. No nemad on küll jah, pikemat aega. Ja muidugi on meil alati ju iga-aastased käijad, Pruulikaskatalu on ja ikka jälle oma jaaduses oma viinamarjadega kohal. Ja sibulakasvatajad Pärnumaalt ikka suurte sibulatega. Ja muidugi käsitööd. Meid tuli meil jälle oma käsitöödega külla Liina Laansalu, kes väga uhke väljapaneku pani oma lappitekkidest ja tikitud lauamängudest, mis oli väga nii pilku püüdvad olid ja nüüd kampsuli kollektsioon. Muidugi meie oma valla naised, kes on näinud 2 aastat vaeva ja teinud rahvariided endale valmis, mitte ainult seeliku bluusi, vaid kõik naisel sinna juurde kuulub. Rätikud, jakid, vestid, põlled, sukad kudunud ja see olegi nii lihtne. Ja muidugi kaugelt Ülemere Muhumaalt oli tore väljapanek mu koolil tikitud muhuainelised seelikud, padjad, pätud. Ja koolidest veel või oma palamuse poiste tööd väga rikkalik saaksin. Huvitavad asjad välja pandud. Ja auhinna sai veel oli Krabi ja Varstu kooli keraamilised kruusid olid ka, mis me ära märkisime, et nagu Vastelinnast olid jälle uhked klaasalused. Nad on ka meil iga-aastased sõbrad näitusel. Minu arvates oli tänavuse Nunnu näituse kõige atraktiivsemaks osaks Palamuse tulevase lasteaia arhitektuurikonkurss. Volikogu võttis kevadel vastu otsuse teha Palamusele uus lasteaed. Me kuulutasime välja konkursi, nüüd sellele laekus 17 tööd ja me panime need rahvale vaatamiseks välja. Reaktsioon oli päris asjalik ja osalemine elav. Me saime 280 inimese arvamuse nende tööde kohta. Ma usun, et see kergendab komisjoni tööd tulevikus võitja määramisel. Palamusel kauplejatest ja ostjatest puudu ei ole. Kui rääkida nüüd Paunvere väljanäituse kauplejatest, siis peamise osa meil moodustavad siiski meie enda rahvaseestlased, aga hea meel on nagu tõdeda, et järk-järgult on selle ürituse avastanud ka meie naabrid, lätlased ja leedukad. Et mina registreerin laata nüüd kauplejaid 2003. aastast ja kui ma tegin kokkuvõtte, siis 2003. aastal registreerus meil kauplejaid
466, nendest siis 1 lätlane ja 1 leedukas. Ja 2007. aastaks oli meid kauplejaid juba 730 ja lätlasi oli siis 4 ja leedukaid ikka 1. Siis käesoleval aastal registreerus kauplejaid juba 1009 ja nende seas siis lätlasi 24 ja leedukaid 6. Et põhilise osa siis kaubagrupist ikkagi moodustab meil käsitöö ja teisele kohale jääb toidukaup. Et seda on väga hea meel tõdeda, sest eks me selle poole püüdlemegi, et tutvustada kodumaist. Palamuse väljanäitus on väga oluline üritus piirkonna arendustegevuses, piirkonna maine kujunduses. See, kui palju mängib ta rolli mingi ettevõtte jaoks, see sõltub sellest, kui hästi on minul toote kvaliteediga, kui hästi on minul turundusega, aga see, et Palamuse väljanäitus teenib piirkonna mainekujunduse ja arengu huvisid, see on kõik see tähtsam, mida üks kohalik omavalitsus, kohalikud aktivistid saavad piirkonna tuleviku heaks teha. Et maapiirkonnad ju konkureerivad elanikele, konkureerivad rahadele, konkureerivad omavahel ideedega ja Palamuse eristub selle laadaga küll paljude laatade hulgas, aga ta eristub ja see on see, mis täna Palamusega enim seostub ja millega siis tavaline inimene enda jaoks Palamust täna teadvustab. Et see on minu meelest, kui maaelu edendaja silmis on olulisim roll, mida Palamuse laat täidab maaelu jaoks ja konkreetselt Palamuse jaoks. Palamuse väljanäitus on Nopril sellel aastal kõigest 3. väljasõit. Ehk tegelikult meil ei ole olnud enam võimekust käia sellistel üritustel, et pigem meiesugune on juba poodide partner, aga rahanälg on tegelikult nii kõva ja see, et üks ettevõtja saab kliendiga otse suhelda, see on teine konkreetne vajadus, mida ka Nopri mitte enam päris mikroettevõte ka vajab. Nii et selles mõttes, kui on võimalik väljas käia, siis peaks seda tegema. Meie ei ole seda palju teinud, aga näed, Palamusel oleme kohal ja meie silmis on Palamuse laat oluline üritus. Meie projekt on siis Maja nagu vaja. Me oleme siin olnud juba 10 aastat vähemalt sellel Palamuse laadal. Palamuse laadal on sellepärast hea, et siin on alati ilus ilm, siin on väga toredad inimesed ja väga palju saavad inimesed meil tasuta ehitusalast nõu. Ja meie projekt ongi siis ellu kutsutud selliselt, et tulevad siia kohale erinevad ehitusfirmad, kes räägivad erinevatest toodetest, räägivad erinevatest võimalustest ehitusel, räägivad oma uutest toodetest ja tänu sellele on siis see projekt just suunatud sellisele inimesele, kes tavaliselt ei saa seda ehituskoolitust kusagilt kätte. Me käime üle Eesti tegelikult paljudel laatadel ja sellepärast on võimalik seda infot nagu igalt poolt saada. Aga Palamusel on just see meie jaoks väga hea, et ta on meie hooaja lõpetamine. Me saame see on meie jaoks nagu viimane laat ja tihtipeale on ka siis see olnud selliseks nagu motivatsiooniks tulla siia Palamusele, et lõpetada oma aastane üritus ja samuti anda nõu kõikidele inimestele. Kus see kiire on? Ma ostaks talle uue kuke. Kuule kiire. Halloo, kus kiire on? Minul isiklikult on väga hea meel, et laadale leiavad teed ka need inimesed, kes tulevad siia tutvustama erinevaid looma- ja linnutõuge. Et tulgu nad siis neid müüma või lihtsalt näitama, sest ega tänapäeva lastel ju, eriti ka maalastel juba, ei olegi võimalust neid
kodulinde loomi mujal nähagi kui Tallinna loomaaias. Meeles vana sabatants ja kaugelt tulnud navarants on justkui oma kätte tööd, lendab päev ja möödub öö. Nii hoolib rohkem viiulist tehtud sakke viiulist ja sealt ammu otsa lõppenud ööd. Laul ja tants veel toidab neid. Paunvere väljanäituse kultuuriprogramm on aastaid olnud mitmekesine. Sama võib öelda ka tänavuse aasta kohta, kus oli pidevalt töös 3 lava. Pealaval tegi kõige suurem etteaste taas jälle Justament, kes on meil küll varem käinud, aga hea meel on tõdeda, et suutsid oma headuses jällegi üllatada. Loomulikult päev otsa laval esines ja juhtis päeva Jan Uuspõld, kes tegi seda küll ise öeldes, et väga väheste kogemuste baasil, aga sai suurepäraselt hakkama. Ja päeva lõpetas oli selline suurepärane kontsert Harju Länikult, kes siis jättis nagu kultuurilise otsa pealaval järgmist aastat ootama. Muuseumilava programmi tegi huvitavaks Heino Tartes ja sõbrad ning Põlva Kandlekool ja seal pakkusid ka oma külakosti külalised Leedust. Muuseumilava tavapäraselt ongi olnud alati väga rahvaliku stiiliga, rahvalikus laadis ja seal oli ka palju rahvatantsu näha. Staadionilava hõivasid sellel aastal Palamuse omad inimesed. Seal oli nii-öelda Palamuse laulustuudio eri. Päeval esinesid seal ja esitlesid oma vast ilmuvat plaati Palamuse meeslauljad, Palamuse laulustuudio noored solistid said mitmel korral üles astuda. Esines meie oma rahvamaja bänd Non-kvartett mitmel korral ning pisukest külakosti tõid ka Tartu laulustuudio laululapsed. Kultuuriprogrammis kaasalöömiseks ja mitmekesistamiseks on hea võimalus tegelikult kõikidel osalejad. Üks mis kindel, parimatest parimad saavad rahvatunnustuse, Paunvere väljanäituse tänukirja ning ainulaadse Paunvere kuldse 5 rublase. Ja siis küsi enda, miks igatsus koju on kallal. Ma palun nüüd kõiki, kes registreerisid oma kostüümi, palun teid siia rivvi enda juurde siia lavale. Kõik, kes on registreerinud oma kostüümi, palun tulge lavale ja esimene missugune kaunis daam ja siit nad järjest tulevad otse kui 100 aasta tagusest ajast välja astunud. Te näete tõesti vapust. Ja loomad on meile külla tulnud ja siis on meile veel külla tulnud poiss ja hundid ja igasugu. Noh, teie olete vist küll Oskar Lutsu tegelane. Mis tegelane te siis olete? Toots! Kes teie olete? Paunvere vaim ja hing. Paunvere vaim ja hing on meil siin ka kohal. Nõndaviisi. No ja siin on ka terve kevade seltskond, ma eeldan. Ja kohe raundu jagama. Siis vaatame, kas sina ka saad. Žürii pidas vajalikuks tõsta teiste hulgast esile Teele ja Paunvere poisid, palun astuge ette. Teele ja Paunvere poisid ja vaadake, nad on tõesti vaeva näinud ikkagi mehiselt. Nad on ajastud ruud, seal ei ole ju peale vaatad, seal pole kahtlustki, kellega on tegu. Ja nemad saavad endale auhinnaks piletid Cinnamoni kinno. Palju õnne teile ja minge vaadake siis filmid ära. Ja järgnevalt žürii pidas vajalikuks tõsta esile Toots ja Teele. Astuge palun ette, et rahvas teid ka näeks.
no näete, teie töö kandis vilja ja teie saate endale auhinnaks kinkekaardi Toila spaalt. Super, no mida ta veel? Võtab teele kaasa ja läheb Toila spaas. Palun, palju õnne teile. Malviina tüdrukud. Väga kenad Malviina tüdrukud. Teie olete saanud omale auhinna samuti Toila spaalt. Palju õnne. Esimese koha on saanud selline vahva seltskond. See on Tiina Velt kolmikutega. Robert, Ronni ja Miia Mercedes. Ja nemad on pälvinud endale kiituse kirja. Tule siia, vaata, mis mul siin on. Kiituse kiri. Vaata, Mercedes. Tahad seda võtta või? Vaata, see on nüüd sulle kiituse kiri. Palju õnne sulle. No nii, nüüd ma olen suutnud kolmikut täitsa segadusse ajada. Aga kiituse kiri, see käib teile seina peale. Jaa, aga rahakotti, sinna käib teil 50 000 eurosenti. Ja suur Paunvere väljanäitus ja laad selle kiituse kirja on pälvinud kõige suurema nunnu kapsapea eest osaühing Tamo Põld. Nii, palun osaühingu Tamo Põld, te olete võitnud endale siin kiituse kirja kõige suurema nunnu kapsapea eest. Palun tulge oma kiituse kirjale järele. Järgmine, kõige suurem kõrvits. Ja see osutus, kõige suuremaks kõrvitsaks osutus kõrvits, mille tõi siia Triin Kuusepuu. Ja kõige suuremad maaternis nunnu konkursile on toonud Maimu Andron Krabi ja Varstu Keskkool on teinud kõige paremat käsitööd nunnu konkursi žürii arvates. Nii et Krabi ja Varstu Keskkool. Käsitöö eest kiituse kiri veel Tiina Laansalu. Käsitööga on selle aastasel konkursil silma hakanud Marika Merusk ja veel on silma hakanud oma käsitööga siin žüriile Muhu põhikool. Vallavanem oma isikliku allkirjaga signeerinud kiituse kirja, tänukirja Põlva kultuurile. Heino Tartes võtab vastu siis selle aastase Paunvere laada tänukirja. Nii et olge asjaks, mida varasematel väljanäitustel ei ole olnud, on lible kuju. Peale aastate pikkust pingutust on ta nüüd lõpuks Paunveresse jõudnud apteegi juures järvekaldal oma koha ka saanud. Ja see üllatus ongi nüüd siin teie ees istumas jõe ääres ja tegemist ei ole loomulikult kellegi muu kui liblega, kes ootab teid siin ka järgmistel Paunvere väljanäitustel. Aga nüüd, et edasi minna loosimisega, läheb asi tähtsamaks. 3. number on 8.
nii et kellel number läheb 008, siis see on mängus edasi. Palun tulge lavale, teie olete võitnud endale kiige. Selle sama kuulsa kiige, millest ma olen teile siin rääkinud, millel on katus peal, mis on täis puidust, kuhu mahub istuma vähemalt 8 inimest korraga. Ja teie olete võitnud endale selle suurepärase kiige Võrumaa kiigemeistrite poolt. Nii, no kuidas teile tundub? Kas te ostsite need piletid lootuses võita see kiik või oli see praegu lihtsalt selline meeldiv juhus? Ikka ostsime selleks, et võita. Ikka selleks, et võita. Nii et see läheb 2-nädalasele Mariel Barbole läheb see kiik. Mõelge, kui ta kunagi on suur, kutsub omale külalisi, teeme pildi. See on see hetk, kui ta võitis endale selle kiige. Ei, no ta on ikka armas küll. Jaa. Käesolev väljanäitus oli meil üks rahvarohkemaid, külastajate arv kündis meil 20 000-ni ja ühel hetkel siis autosid üle lugedes parklas saime arvuks ligikaudu 5000. See oli siis üks vaid osake 17. suurest Paunvere väljanäitusest ja laadast. Kohtume järgmisel aastal uuesti. Palamuse ja Lible ootavad sind alati. Tule ükskõik millal, suvel, talvel või sügisel. Tule, kui süda kutsub. Oi, lipstidio, kui aga kitsene. Oi, lipstidio, tal põrutan. Elagu Paunvere väljanäitus!